6. käik. Tere õhtust, rallisõbrad või hommikust, kes meid kuulab hommikul. Monza ralli laupäevane päev on lõppenud ja ohohoo, milline päev see oli. Vast tasub alustada 11. kiiruskatsest, kus lõppesid Elfyn Evansi, sisuliselt lõppesid Elfyn Evansi lootused elu esimesele WRC tiitlile ja Sébastien Ogier tõusis liidriks. Ott Tänak jätkab pärast 13 katset 3. kohal, 2 katset jäid meil täna sootuks ära. Rääkida on palju ja katsume, et täna kuidagi ajalimiidi sisse mahume. Mina olen saatejuht Gunnar Leheste ja minuga endiselt eksperdi rollis Roland Poom. Tere sulle, Roland! Tere õhtust! No, ei teagi, kust alustada. Kuidas sa selle päeva kokku võtad? Ütle paar sõna Evansi kohta. Kui kahju sul temast on? No, nagu me eile rääkisime, tuleb suht lahe päev või lahe kelle jaoks mitte, et kindlasti põnev päev tuleb. Tuli ka põnev päev. Evansist mega kahju. Ma ei vaadanud seda katset laivis ja sain auto parki, ma tegin telefoni lahti, et korra laivi vaadata täpselt õigel hetkel, nii et ei väga kurb oli. Aga ma vaatasin ka seal Twitteris Walesist ja Inglismaalt kõik fännid olid kurvad ja tweetisid, et ma siis pidin vastama neile, et ärge olge kurvad, et meie olime 2018 täpselt samas olukorras ja me teame, mis aasta hiljem juhtus, et nende 2 mehe karjäär on nagu päris sarnane olnud, nii et 2021, et hoiame peialt küll Evans edasi paneb, et ei saa nüüd öelda, et teoreetiline võimalus on praegu ka olemas, aga see on pigem teoreetiline, et pigem ikka Ogier teab, mida teha, et see tiitel ära tuua nüüd. No vaatame korraks virtuaalset punktitabelit, ma võtan selle siin kiirelt ette, kas ja millised lootused veel emmal kummal on 1, 2, 3 ja see punktitabel on ees. Sébastien Ogier hetkel 122 punkti peal, Evans 111, vahe on 11 punkti. Siin peab natukene Ogier'l ka juhtuma, et Evansil säiliks punkti katseks lootuseks. Jaa, kindlasti. Päris puhtalt ei saa seda niimoodi... Päris puhtalt ei saa minna, et midagi peab juhtuma ja ma ei tea, kui ma ilma arvutamata paran, kui ta seal kuskil 5. 6. koha peal Ogier oleks, et siis vast on reaalne, et muud pidi ta vist ei oleks. No ühesõnaga ärme vast seda pärga veel kaela riputa, kuni finišijoon pole vastu tulnud, sest see nädalavahetus on näidanud, et ei maksa siin väga spekuleerida. Mis veel täna juhtus? 10. katsel 2 väga suurt avariid. Ma ei tea, kas sa seda katset otsepildis vaatasid? Jah, seda ma vaatasin ja tegelikult oligi, et kui me eile rääkisime, et tulevad ulmeolud, et me esimesel katsel veits nägime tegelikult sellist paar kilomeetrit lõik oli, kus oli lund tulnud, tegelikult olid korraldajad ära lükanud lume kõik ja soolatanud tee ära. Et seda sellist lund, nagu me eile õhtul veel piltide pealt nägime, seda ei olnud tegelikult. Aga see mis katse oli nüüd? 10. oli, et see 10. katse oli esimene, kus oli nagu värsket lund peale sadanud ja nende gravel crew infot ka ei olnud. Nii täpselt, et ja hakkas juhtuma kohe, sest tegelikult oligi üks lõik, kus juhtus päris paljudel ja sinna jäigi 2 veeritsautot ka. Tegelikult üldse see pärastlõuna oli ikka, ma ei tea, 10 kordi dramaatilisem kui see hommik. Seda on ka Ott oma tänastes intervjuudes öelnud, et hommik ei öelnud väga hullu, aga siis seda oli arvata tegelikult, kui nad sealt 9. katselt maha tulid, siis hakati juba rääkima, et on juurde sadanud lund ja hakkab sadama ja sadas ka. Ja seda oli kohe hommikul esimese katsega tegelikult näha, et kuna ilm püsis tegelikult selline, nagu ta oli eile, aga lihtsalt öösel olid korraldajad ära lükanud selle lume katse pealt ja oldi katse nüüd ära soolatatud, et jääd ei olnud ja värsket lund, et hommikul nad said alustada värskelt hooldatud tee pealt, aga sadas kogu aeg juurde, nii et tegelikult oligi juba värskelt tükatud tee peal ja esimesel katsel oli kohati lõigud, kus oli libe. Nii et eks seda oli kohe teada, et mida katse edasi, seda raskemaks olud lähevad, aga 12. katse, mis oleks pidanud toimuma, oli siis nii ulme lumine, et seda ei toimunudki lihtsalt sellepärast, et lund oli nii palju.
No väga palju sotsiaalmeedias ja ka meil kommentaariumis liigub vandenõuteooriaid, et nii kui Ogier tõuseb ralliriidliks, jäädakse katse ära, aga tegelikult puhas turvalisuse värk, võib-olla kui üldse mingid vandenõud kahtlustada, siis võib-olla see kokkuleppemäng on Ogier ja nende taevaste jõudude vahel. Pigem küll, ja ma ei taha nüüd uskuda, et Michel Mouton teeb Ogieriga koostööd, et jätame katse ära, et sul oleks turvalisem läbi tulla, see ma ei usu, No need pildid, mis sealt, või need liikuvad pildid, mis sealt 12. katselt tulid, isegi publik oli juba valmis selleks dramaatiliseks katseks, kuigi publikut ei tohiks siin olla, aga Itaalias teadupärast ei saa neid väevõimuga tagasi hoida. Publik oli valmis hangede vahel ja lund lihtsalt tuli peale ja seda teed ei olnud põhimõtteliselt olemas. No ma olin ka valmis, ma mõtlesin, et ma näen viimaste aastate kõige lahedamad katset üldse WRC-s, mis on toimunud, aga seda ei toimunud, kahjuks. Ma arvan, et see katse oleks võtnud meil need 5 autot ka, mis meil siin alles on jäänud ja olekski kogu moos. Tõenäoliselt oleks, sest mis see nüüd viimane oli? 13? Ei, 13 oli täna viimane. Ja sõideti viimati 11, et metsa vahel ma mõtlen siis, et seal oli juba näha, et top 10 oli 5 R5 autot ja kõige kiirem R2 auto oli absoluudil 14, kes kaotas 10 sekundit lappile R2-ga. Ulme lihtsalt, et seal ei olegi tegelikult videopildi pealt on seda slaidimist ja kõike lahe vaadata, aga tegelikult nagu võidusõidus, kui sellisest on asi kaugel, et seal lihtsalt töristati. Selle katse võitis selline mees nagu Umberto Scandola Hyundai i20 R5-ga. Jah. Kahjuks meil seda pardekaamerat vist ei ole. Kui ta ise ei salvestanud, siis seda ei ole. Seda, tal endal see kindlasti on olemas. Jagada seda tõenäoliselt ei tohida, aga jah, ma ei tea, kas meil Solbergi kaamera on äkki WRC plussis või ei ole. Oliver Solbergi kaamerat ma pole täna näinud, jah. Et tegelikult oleks lahe vaadata, kuidas need R5 vennad seal vaikselt läbi tõristasid. Ma arvan, et see oli turbopauk ka kõik maha võetud ja pandigi road mode'is lihtsalt. Et ratas ringi käiks ja nagu ma mõtlen, kui R2 auto on absoluudi 14 aega, kaotab WRC autole 10 sekki. Et uskumata, tahaks panna need kõik videod kõrvuti ja näha, mida keegi tegi, et see oleks päris lahe. No 11. katsest veel rääkides ja sellest Evansi ebaõnnest, mis seal siis tegelikult juhtus? Kuidas sina sellest aru said? No ulme libe koht. Ega tegelikult rohkem ei olnudki, sest kui tuli Ogier juba järgi, oli näha, et talle näidati, et võtt koog maha ja ta hakkas... Evans jooksis ette ja näitas. Ja tema juba pidurdas nagu väga varakult sinna kurvi. Ja katse lõpus ta ütles, et ta mahtus vaevu sinna ära tegelikult, et ta oli näha, et ta oli juba rattad plokis hetkeks selle hooga, kui ta juba oli maha pidurdanud, et ta teadis, et ees on avarii. Et kui nüüd oleks vastupidi see stardijärg, see oleks Ogier seal metsa vahel olnud ja Evansile öeldud, et maha võtta. Et lihtsalt ulme libe koht midagi ei teha. See katse algas oluliselt parema gripiga ja see lõik oli siis see lumelõik, väga libe koht. Nii et väga lihtne, midagi rohkem ei olegi. Tegelikult sellest pardekaamerast väga täit pilti sellest avariist ei saa ette. Tundus mulle alguses, et ta jäi sinna paremale teeserva kuidagi seisma, aga kui sa vaatad nüüd seda Ogier pardekaamerat, siis Evans on hoopis seal kuskil all kuristikus. Jaa, parem kurv oli see selles mõttes, et ta sai pigem jälgede järgi hästi näha seal lume peal, et auto sai keerama ega rohkem ta midagi ei teinudki. Auto lihtsalt libises külges kraavi, küllega veel kergelt puus. Tundus, et midagi hullu ei ole, et kosmeetiline vigastus lihtsalt, et auto on terve ja seal kraavis. Korra veel tegelikult sealt onboardi pildi pealt tundus, et ei ole nii kõrge see kraav, et äkki mingite jõududega võimeks auto välja saada. Aga pärast ikka pildi pealt oli see on ikka suht sügav kraav, et Scott Martin pani Twitterisse pildi, et sealt ma arvan, et seal on ikka vaja mingisugust tummisemat raske tehnikat, et see kätte saada. No sotsiaalmeedias saab Evans väga palju kiita sellest, et ta läks Ogier'd hoiatama. Kas ta tegi selles olukorras üldse kõik õigesti? Tegelikult tuleb ju välja panna see okei-silt. Tegelikult seda ma ei näinud. Selles mõttes ta tegi kõik täiesti õigesti, et ta läks ise sinna hoiatama. Vahet ei ole nüüd, kas siis okei või ohu kolmnurk.
peab olema, selles mõttes sa pead jõudma järgmiseks autoks selle välja panna, kui ei ole, siis vähemalt peab nii-öelda ise hoiatama järgmist autot. Et järgmiseks autoks peab mingisugune hoiatus, siis üks variant nendest 3 olema tehtud. Aga no loomulikult, kui ta oleks nüüd tahtnud, ta oleks võinud seal autos mässata ja mängida lolli, et ma ei tea, ma olen autos kinni ja ma tean, et mõne minuti pärast Ožeeri tuleb ja suht suur tõenäoliselt ta paneb ka sinna samma, no keegi ei taha, et päris teine auto sulle otsa sõidab sinna autosse, aga ei, ma arvan, et ta tegi ikka selles mõttes kõige mõistlikumalt ja puhtalt, et seal ei olnud nagu lolli mängitud. No selle kohta ta ütles äsja All Live'is, et kõige hullem, mis oleks võinud juhtuda, oleks meie 2 tiimiautot seal ühes kambas hunnikus koos, et ma arvan, et seda poleks talle sealt kõrgemalt poolt kindlasti andeks antud. No just, et tegelikult kui ta saab aru, et tema mäng on mängitud, et sealt midagi püüda ei ole, et küll ta tahab seal järgmine aasta edasi ju sõita ja see, et tal täna see tiitel käest ära läks, ei tähenda, et see järgmine aasta tal läheb käest ära, nii et ma ei tea. Ma arvan, et nagu sellel või üldse sellises spordis tegelikult see nagu mingitel hetkedel siin lolli mängimine, et see on nagu veits tobe, et väga puhas sport, mulle meeldib. Ja tegelikult, mis Tanis Ordo oma viimase intervjuus välja tõi, et Scott Martin saatis veel Sordo kaardilugejale või siis Sordole endale, seda ta ei täpsustanud, saatis sõnumi, et ettevaatus seal on libe. Jah, et ma seda fakti ei teadnud, aga väga äge, pole midagi öelda. Aga mis see nüüd ütleb Evansi nii-öelda meeleseisundi kohta sel nädalavahetusel, kas tal ei olnud ju tegelikult ulme vaja nüüd seal paugutama hakata või kuskil riskeerima hakata. Ta ise ütleb, et ilmselt kõik võtsid teatud riski, sest kes see ikka nagu kaotada tahab. Aga mille arvele see eksimus panna? No ma enne ütlesin, ma jõudsin täpselt selle All Live'i lahti teha enne crash'i ja ma arvan, et ma jõudsin vaadata mingi 10-15 sekundit võib-olla enne, kui Evans ära pani. Ja ma vaatasin just splitti aeg oli seal. Tal olid päris head splitti aeg. Vend võimles seal rooli taga ja siis vaatad seda tee oleks mõte täiesti pekkis, see ei ole võimalik, et ta seal tee peal püsib lihtsalt. Ja mõni sekund hiljem on kraabis vend. Et ilmselgelt ta nagu pushis räigelt. No ta ise oma selles pikas kommentaaris ütles, et ta tundis, et pidamine on üsna hea. Tal oli küll legendis, et seal on väike kattemuutus, mitte ainult lumi, vaid ka kuidagi pinnas muutus kuidagi teistsuguseks seal. Aga ta ikkagi tundis, et päris hästi läheb, et ma siis pushin natukene veel ja siis pushiski. Ja ma arvan, et see ongi see koht, kus 6-kordne maailmameister teab, mida teha ja mida mitte teha ja sellepärast ei olegi seda esimest maailmameistri lihtne võtta ilmselt. Aga rääkides sellest 10. katset, mis nüüd jäi ära pärast Ole Christian Weibi avariid, ta jäi sinna tee peale seisma ette, siis ega Oti splitid enne seda avariid väga kiita ei olnud. Ta seal 3. splitis lausa kaotas pool minutit, et me ei tea siiamaani, mis Oti autoga viga oli. Ma ei tea, kas sa oled tähele pannud, aga ega me Hyundai kohta me ei saagi see aasta, lihtsalt polegi infot saanud. Keegi ei ütle midagi, et mis toimub. Kui me Toyota kohta saame alati info kätte, kui autol midagi viga, siis Hyundai kohta ei saa. Ma ei mäleta, mis ralli see oli, aga äkki oli Türgi või mis seal, kus Ott päris varakult 3. katsel ära keeras selle väidetava roolisüsteemi rikkedettu. Seda onboardi ka pärast ei olnud. Ja infot jälle onboardi pole, nagu oleks kadunud see olukord. Ja ega me ei teagi, nad ja me niikuinii teada ei saagi. Ma ei usu, et öeldakse mingi, tihti peale see, et öeldakse mingi tästi lambi viga, et nagu mis tundub ebareaalne. Nii et ma ei tea, miks see niimoodi võib siis öelda, et see 10. katse tühistamine mingis mõttes päästis Oti? Mitte, et ta siin ulme midagi püüda enam oleks, aga... Jaa, no selles mõttes ikka, et loomulikult. Ja kindlasti mõne teise mehe ka sealt. Et neid olukordi, ma arvan, et see nädalavahetuselt päris mitmeid, et kedagi on, need red flagid on kedagi päästnud ja mis iganes asju, et jah, sellist rallit pole ammu näinud. Ja tegelikult tuleme veel korraks eilsesse õhtusse, lausa öösse, kui need avariisid poleks siin täna juhtuma hakanud, kui me oleks edasi keerutanud seal torvikute vahel, siis me räägiksime praegu sellest, et Tanis Ordo ja Esa-Pekka Lappi said mõlemad 10-sekundilise karistuse. Richard Millener rääkisite
käis vist 2 korda seal kohtunike jutul. Kõigepealt, ma ei mäleta, kummal nüüd enne anti, kas kõigepealt sai Sordo, Lappi tõusis vahepeal liidriks, siis tuli välja, et Lappi sai ka. Miljonär loomulikult ei olnud selle otsusega rahul, sest tema nägi, et Lappil ei olnud lihtsalt muud võimalust, tal pidurid olid nii plokkis, et üks variant, et sa tagurdadki ja siis teed seal selle moe pärast selle ringi uuesti ära, on ju. Mis Adamo ütles, et ta ei hakka seda olukorda kommenteerima, sest 2 pikka päeva on veel ees ja ta peab kohtunikega hästi läbi saama. Adamo on Adamo. Mulle tundus see austades ka nagu juuksekarva täielikult lõhke ajamine, arvestades, et me ju teame, et me lähme mägedesse, et meil tulevad suured vahed, lumi, kõik asjad, et miks neid sekundeid taga ajada? Jaa, täpselt sama, et me ju oleme näinud linnakatsetel, mida iganes, kuskil sellistel mikiire katsetel kogu aeg seda, et rallis ei ole see, et nagu me tegelikult eile arutasime ka või millalgi, ma ei tea, pärast eetrit, et mis siis saab, nagu kui, ma ei tea, paned otsa, tuled rajale tagasi, kuskilt lõikad veits. Et ringrajas me teame, nagu, kuidas seal toimitakse rallis, nagu pole õrnaimu selles seal loevad sekundid ja sajandikud ja tuhandikud vahel isegi. Jah, et sellist olukorda nagu tegelikult pole kunagi olnud, et kuidas me käitume selles olukorras. Ja eriti nende sellistes oludes, et tegelikult ime, et seda nii vähe nagu tegelikult ette tuli, et ma oleks oletanud, et iga teine auto saab seal heinapalle ja asju on ju. Jah, et kui me nüüd, ma ei tea, kui me hakkame nüüd täpsemalt uurima, kui paljud neid heinapalle seal lükkasid pikali, kes sai edu kuskilt, kui Ogier heinapalli sõitis reedel minema, ma ei tea, see nagu tundus ka natuke nagu veits liig, aga ma ei tea, kuidas nemad seal otsustavad asju. No praegu on esimese ja teise koha vahel on 17,8 punkti, teise ja kolmanda koha vahel 4,3, kolmanda ja neljanda vahel 16,1, et kui me nüüd homme hakkame ka siin mingeid mänge mängima, siis meil ei pruugi olla 16. katse lõpuks teada, mis see seis on. Jah, suht huvitav saaks see olema, aga eks nad peavad nagu aru saama mingi hetk, et isegi kui seda juhtub, nad peavad saama mingid kompromissid ise seal leidma kuidagi või saama sõitjate kokkuleppele. Ma ei tea, seal pidi olema tõesti mingid kaebused, et see teema üldse üles võeti. Ma ei taha uskuda, et see võeti tühja koha pealt üles see teema. Arvad, et M-Sport kõigepealt kaebas Sordo peale? Näiteks, või mis iganes Toyota kaebas siis, et see on kuidagi nii labane teema tundub, et ma ei usu, et see võeti korraldajate poolt üles, et seal pidi olema mingi kaebus, et siis sa lihtsalt pead nagu reageerima, kui on kaebus. Aga selge, rääkides veel lumest ja nendest oludest, tundub ikka üsna jabur mõte panna siia lumerehvid, millel ei ole naelu all. Et oleks meil naelad, võib-olla oleks pooltki sellist raamat. Jah, kindlasti mingis mõttes, aga eks need katsed olid ka ju tegelikult ikkagi sellised, et vähemalt pool katset ju ikkagi oli puhas asfalt. Et need olid lõiguti, oli see lumi. Ma ei tea, ega naela selles mõttes väga ei lubata, Monte on ikka väga eri olukord, kus lubatakse naela panna mingites kohtades, et mis see korraldaja pärast teeb seal asfaldil, kui see asfald on üles kraabitud. Et see on väga lihtne põhjus tegelikult, miks seda naela lihtsalt kasutada asfaldi peal ei saa niimoodi kogu aeg. Mul lihtsalt tegelikult tekkis seal vahepeal mingi küsimus, nagu ise Lappi pani selle katse minu meelest, selle sama konkreetse katse, et tal olid lumerehvid kaasas, aga ta ei pannud neid alla. Ma pärast ei ole vaadanud, mis teema oli, võib-olla ta otsustas, et ta teadis, et järgmine katse on megalumine, mis ära jäi lõpuks, et paneb sinna, aga pigem oli see selline küsimus, aga naerrehve lihtsalt, see on ebareaalne, et pärast seda asfaldit korda tegema hakata. Tundub, et need 10 lumerehvi ei lähegi tegelikult kõigil vaja, et mõnele ei lähe 2 vaja. Jah, ega nii ongi, selles mõttes tegelikult hommikul ei olnudki vaja, sest see lõik oli nii lühike, kus oli libe ja iga autoga läks tegelikult see ikkagi paremaks, et kui me reedel arutasime, et ees on parem minna, lume peal kindlasti, aga
need olud, mis tegelikult täna oli, ikkagi sõideti see joon sinna sisse, selline kuivem või libe kiht sõideti pealt ära ja see läks kogu aeg paremaks, nii et ega tegelikult seda talve või lumereffi oli ka vaja teises ringil täna ainult. Homme ootab meid ees 3 kiiruskatset kogupikkusega 38,31 kilomeetrit. Need ei ole kõik ainult ringraja peal, vaid seal minnakse ikka sinna kruusa peale ka nagu reedel. Kui nüüd sajab seda vihma seal alla, võib-olla öösel muutub see isegi lörtsiks külmakraadidega, et mis seal kruusateedel võib juhtuda? No hakkab juhtuma see, kus me reedel pooleli jäime, et keegi pole turvalises positsioonis praegu. Muidugi, mis nüüd juhtub, on ilmselt see, et Ogier väga palju enam ei pushi edasi, mitte nüüd nii agressiivselt. Aga sul on vaja pushida, et nendest muruplatsidelt üle saada? Ja, absoluutselt. Et mis seal on? Ega kõigil võib minna ref katki, mida me nägime reedel tegelikult küll mitte WRC autodel nüüd, aga madalamates klassides palju, et refi purunemisi oli. Ja need kitsad nurgad, mis olid, kuhu Ott sai pihta ja väga palju teisi veel said sellistele väikestele postidele seal pihta, et seda kõike juhtub, spinnid ja asjad. Reede või nüüd pühapäev saab olema sama keeruline kindlasti, kui oli reede. No esimene katse stardib meil Eesti aja järgi 8.48, pikkus sellel 10,3. See tundub olema seesama Grand Prix katse, mis lõpetas eilse ja tänase päeva, aga järgmised 2 katset on 14 kilomeetrit pikad ja nii pikki, me nägime ikka reedel ka 16 kilomeetrisi torbikute vahel sõitmist, aga 14 kilomeetrit ja punktikatse sellistel nende betoonblokkide vahel ja kruusateedel tundub päris huvitav. Jaa, kindlasti, teistmoodi. Lahe oleks Power Stage muidugi näha, kui Evans veel nii-öelda oleks nagu väga seal tiitli võidus või... Vahepeal oli virtuaalses tabelis oli 4 punkti vahe. No just, et lähebki viimase katse peale see asi, et seda oleks nagu eriti lahe, et sa lähed sinna betoonblokkide vahele sõitma meistritiitli nimel, et sul kõik loeb ühes katsest. Seda oleks üliäge vaadata. Kahjuks nüüd tõenäoliselt niimoodi ei lähe, aga põnev saab see sellegi poolest olema, sest ega seal ka edasi veel punktikohad on nagu lahtised tegelikult ju. Punktikohad on kindlasti lahtised. Aga ma arvan, et see autasustamine tuleb ka päris vägev ja emotsionaalne seal Monza ringrajal. Jaa, loomulikult peab tulema, et selles mõttes, et ega sinna tõenäoliselt rohkem ei satuta, ma arvan. No ta on vist järgmise hooaja kalendris ka nii tärniga. Varu etapina enda sees, et vaatame, mis saab, aga kindlasti nad kasutavad oma võimalust ära, et jätta selle nii-öelda ajalukku sisse oma etapp ja lõpetavad ka vägevalt selle. Kas võib olla, et Ogier tõstab nüüd Evansi õlgadele, nagu ta ükskord Poola rallil tegi Tänakuga? No ei imestaks. Ta on selline vägev selline vend, et ega ta on vist tundub, et on sõber kõigiga, nii et miks mitte. Katsuta, kes siis viimasel katsel sai jälle napilt teise koha, jäi siis 0,6-ga seekord katsevõidust ilma, et ütles, et juhtugu mis tahes, Evans on maailma parim sõitja. No ma ei julge öelda, et ta maailma parim sõitja on, aga see aasta no jõuda seda aastat mõtleski. Et see aasta ta on kindlasti parim sõitjalt, see ta ütleb lihtsalt punktitabel ju ütleb seda, et nii on. Ja esimene viga tal see aasta MM-rallidel. Hooaja peale teine viga, esimene viga toimus Lõunasti rallil meil, kus auto kanti ka metsa vahele maha. Aga madalamatest klassidest rääkides, siis junior WRC klassis jäi täna ralli poolikuks meie sõbral Martin Sesksil. Jaa, mega kahju oli näha seda. Auto oli päris sodipiltide järgi. Jaa, vaatasin ta Instagrami ka ennaks selles mõttes, et mehed on terved, aga helikopteriga viidi haiglasse. Et sai huvitavat kogemust natuke seal ka, aga ei, mega kahju. Kuigi ma ei hakanud seda mainima, aga ma veits arvasin, et see juhtub, Et kui mina eelmine aasta sõitsin junior WRC, siis seda juhtus võib-olla rohkem, kui oleks pidanud juhtuma, et ta seal
väike pinge tuleb peale, siis ta lõpetab kuskil selle ralli varem, kui ta peaks ära lõpetama, nii et ma veits kartsin, et see juhtub, aga ma lootsin, et ta nagu äkki on veits õppinud. Aga ei, no need tingimused olid nii keerulised, et see juhtus tal kohe 7. katsel. Jaa, just. Et mis seal ikka? Kiire vend on ikka, aga no läks seekord nii ja ma loodan, et nüüd Tom Kristensen tuleb selle ralli lõpuni ja võtab selle auhinna, sest tal on viimane aasta junior WRCs osaleda ja ma tean, kui ulme keeruline tal on, et ta reaalselt otsib seda raha 10 euro kaupa kokku, et seda junior WRCd üldse sõita. Vaatan, et nad veel 13. katset kõik läbinud ei ole, aga 11. lõpus oli tal siis edu. No, Saldivaari ees 2,5 minutit annab seda ikka vast maha sõita, ma arvan. Ega ta ilmselt selle viimase katsega nüüd tõristab raugilt lõpuni ja homme ka ja kui tal, ma mäletan Rootsi ralli esimene ralli, kui mina junior WRCs sõitsin, see oli sama teema, et mina olin tema taga, ma arvan, mingi 1,5 minutiga ja siis pühapäeva lõpuks ma sõitsin selle pool veel tagasi, nii et ta teab täpselt, kuidas, ma arvan, seda võitu ära võtta. Aga kui vaadata, kes siin homme veel karikaid hakkavad saama, siis WRC 2 sarja virtuaalne liider on 11 punktiga Pontus Tiedemann Mats Ösbergi ees. Ma ei tea, kas need Go-Driveri karikad antakse ka homme välja või? Vast ikka ma arvan. Ja WRC manufaktuuride tiitel on siis ka loomulikult veel mängus ja seal on vist seis juba Hyundai kasuks Hyundai 241, Toyotal 236. Saab olema vist Toyotal üpris raske seda vahet tagasi teha. Kindlasti. Kui Ogier ja Tänak lõpuni tulevad. Ja. Või mitte Ogier, või Sordo. Jaa, kindlasti, et seal midagi muutuks, siis midagi peab veel juhtuma homme. Aga nagu ma ütlesin, et see päev ei saa üldse väga palju lihtsam olema, kui kilomeetrit palju pole. Aga need olud on seal suht keerulised, nii et ei tea üldse. Seal võib vabalt võib kõike juhtuda veel. Loodame, et ühtegi katset ära ei jäeta, sest 3 tükki meil neid ainult on. Jah, kilomeetrid on tegelikult päris palju ära jäänud. Et kogu kilometraaž on suht väike rall. Kahjuks küll, aga ei saaks öelda, et igav oleks olnud. Ei ole, väga-väga põnev on olnud, et kui see uudis tuli, et see Monza ralli tuleb, ma pigem olin veits pessimistlik. Nädal enne rallit ma olin juba väga selline actionis, et kui ma neid pilte katsetelt nägin ja ralli nädalavahetus, see on ulme tegelikult olnud, et ma ei tea, võivad mõned öelda, et on igavald, aga tegelikult on põnevald. Jah, kuulake meid ka homme lähme eetrisse natukene varem loomulikult, sest rallipäev lõpeb ka varem. Kui tahate meid kuulata SoundCloudist, Google Podcastist, Apple Podcastist, siis loomulikult tehke seda ja saatke meile veel kirju kuueskaik@delfi.ee. Mõned kirjad tulid, üks kiri, mis tuli üsna hiljuti, et seoses selle hajutatud kalendriga on tähelepanu alt ära libisenud, kas nüüd on katkenud ilus seeria Ott Tänakule igalt etapilt kiiruskatse võidu näol. Jah, see katkes juba aasta alguses Monte Carlos, kui Ott tegi selle koleda avarii. Just. 35 rallit siis oli järjest punkte võitnud. Ja teine küsimus, mis ma sulle ka päeval edastasin, et miks Toyotadel on velgedel mustad kilbid ja kas see on lubatud? See on lubatud ja see on lihtsalt porikaitse. Et kui auto tuleb katselt, nagu meile nägime, ulme porised olid need katsed, et kui lihtsalt auto tuleb servisesse, siis mehaanikud saavad selle kilbi ära võtta ja saavad rahulikult mutrid ära lasta, et ilma selleta seal on seda pori liiga palju, et puhastamise ja muu asja peale kulub liiga palju aega. Miks teised seda ei kasuta? Kasutavad ikka. Ma ei ole kindel, kas praegu neil oli, aga tegelikult on ikka kõigil kindlasti need olemas. Ja minul neid öökatseid vaadates tekib küsimus, et seleta kuidagi lihtsalt lahti, mis muutub katsega, kui sa sõidad seda öösel? Kas sa kirjutad legendi teistmoodi? Mis asju sa teistmoodi jälgid? Mida sa jälgid, kui sa sõidad seal torbikute vahel öösel? Tegelikult on lihtsam sõita. Miks? Sest sa näed konkreetselt ainult oma ette teed. Nii palju, kui tuled valgustavad, sa ei näe ümbruskaudset... Mis see on 25-50 meetrit, mis ta näitab? Jah, midagi sellist. Et aga ei legendi kirjutame me ikka ju täpselt samamoodi, sest me kirjutame seda valges. Küll jah, vahest olenevalt rallidest me saame kontrollida pimedas.
ma liiga tihti pole seda teinud, et ma olen oma 2 ringi alati kirjutamisel teinud valges ära, et ma ei näe nagu väga pointi selle pimedas kirjutamisel, sest ma niikuinii mul ei ole selliseid tulesi kirjutamisautol kui on võistlusautol, järelikult see nagu suurt pilti mul ei muuda. Aga minul isiklikult meeldib pimedas sõita ja kohati, ütleme olenevalt oludest, kui nüüd vihma või mingit jama sealt alla ei saa, et nagu see lisatuled siis, saad aru, nii-öelda peegeldavad seda lund või vihma, et ma lihtsalt ei näe sealt läbi, on sein ees, et kui seda ei ole, siis on väga okei ja kohati lihtsam, et nagu ma ütlesin, sul on lihtsalt konkreetselt kogu aeg ongi see, ütleme, 50 meetrit ees, mida sa näed ja sul ei ole mitte midagi muud kõrval äärtes, mis võivad segada, et maastiku järgi teed lugeda ei saa, siis ongi sul ainult legend ja kõik. Legendi lugemisest rääkides veel siis see sama 10. katse, mis ära jäi. Järveoja ütles, et paneme veel edasi. Ta tahab siin mingit legendi kontrollida ja sõitsidki lõpuni välja niimoodi, et Järveoja luges veel täistempoga legendi. Täitsa selles mõttes tavaline asi, et legend ei ole kunagi ideaalne. Seda saab alati täiustada ja kui sa seda katset läbi sõidad ja kell nii-öelda kinni pannakse, aga sul on see võimalik nii-öelda seda kontrollida ikkagi, siis seda tuleks teha. Kuigi seda katset ju enam uuesti ei sõidetud. Jaa, aga kunagi ei tea, et kunagi ei tea, kui järgmine aasta see ralli toimub ja peaks see katse sees olema, siis neil on kindlasti nagu üks läbimise eelis juba olemas, et nad on läbinud selle nii-öelda ühe korra rohkem. Selles mõttes on pull, et meil on sisuliselt 2 Monte Carlo rallit järjest. Varsti jaanuar käes ja mis oli jaanuari 2. või 3. nädalavahetus, kus selline pull läheb edasi. Jaa, päris pull tegelikult, et sõitjatele, kellele need olud ei meeldi, võib kopperi sees olla vist. Aga meile fännidena loomulikult meeldib. Aitäh kuulamast, homseni vaatame, kuidas need asjad siin Monsas lõpevad. Kuues käik.